Nii, nüüd käime üle ka veel Tartu maratoni ametliku energiapartneri Enerviti toodete skaala, et need, kes tahavad rohkem või vähem Tartu maratonil siis välja sõita head kohta või head aega. Aeg muidugi sõltub hästi palju ilmast ja suusast, aga mida siis Enerviti toodete hulgast endale sobilikku leiab. Kõigepealt võtame siit magneesiumipulbri, mida võiks kuskil 3–5 päeva enne võistluste algust, siis õhtul ühe pakikese endale vee sisse raputada ja siis see lihtsalt ära juua, et see hoiab siis väga suure tõenäosusega, nagu tootja väidab, meid Tartu maratonil krampide eest. Edasi lähme sellise toote juurde, mida Enervit soovitab enne starti tarbida kuskil 30–60 minutit enne. Ehk see on selline aeglane süsivesik ja see aitab juba, ütleme niimoodi, et algusest hoida oma energia taseme kontrolli all. Et juba enne starti natukene, näiteks üks selline väike pakikene marmelaadi endale sisse süüa koos vedelikuga. Ja miks neid 3 on? Neid on lihtsalt nii palju erinevaid maitseid, et kellele meeldib mingisugune kas siis õun või banaan või tsitruseline, see on kõik puhtalt kliendi ehk siis tarbija enda otsustada. Ja edasi võistluste ajal, kuidas keegi suudab endale siis seda kaasa võtta või on tal juba endale selleks konkreetseks Tartu maratoniks suudetud organiseerida siis hooldetiim, kes temale vastavalt kokkulepitust kohas ulatab siis selle sooja soitud energiakeeli pakikese, mis on ilusti lahti võetud temale sobiva maitsega ja siis ta saab selle kiiresti ilma suurt ajalist kadu tekitamata sisse manustada. Samamoodi erinevaid maitseid ja üks on siis vähe vedelamal kujul, suuremad pakid ja teised on siis vähe kontsentreeritumad kujul sellise paksema viskoossusega, et see on jälle, kuidas kellegile sobib. Neid on võib-olla pisut keerulisem ise kaasa võtta, kuna neid on lihtsalt sellised suuremad. Siin on siis sellised väiksemad, õhemad pakikesed, mida võib-olla kuhugi õnnestub enda võistlusriietuses taskutesse sobitada. Kellele see keelindus võib-olla ei ole väga maole või organismile vastuvõetav, energiatabletid, mida saab siis toidupunktis või miks mitte ka rajal närida ja saab siit samuti energiat või erinevad batoonid. Nende energiasisaldus on peaaegu üks ja sama, üks on lihtsalt siuke kergemini hammustatav, teisel on jälle selline natukene nagu hambale võib-olla, eriti kui tegemist on külma ilmaga, natuke keerulisem siit tükki küljest ära hammustada, aga kindlasti see on täiesti teostatav. Ja spordijoogi sisse näiteks juhul, kui keegi võtab ise endale joogi kaasa või siis võtab neid tabletikesi ja siis paneb toidupunktis endale siis seal tee sisse, näiteks mustikajoogi sisse ei soovitaks seda panna, et samamoodi aitab sooritusvõimele kaasa ja selline see toodete ülevaade Enerviti baasil meil sai.